Täna hommikul saabusid Tallinna visiidile Rootsi kuningriigi 4 sõjalaeva. We are here to firstly visit our neighbor country and neighbor navy, and secondly we're here to investigate if there's any areas that we could cooperate on the naval side during the coming years. Of course it is to show that the Baltic Sea area is a very important part for us. We have a defense in Sweden that of course in first hand is defending Sweden, but we also defend ourselves together with others, and the cooperation between Estonia and Sweden is very important for us. Miini sadamas käis kohapeal ka endine kaitseväe juhataja Ants Laaneots, kelle sõnul on koostöö rootslaste sõjalaevadega Eestile väga oluline. No, olukord on muutunud ja sellepärast on meie jaoks ülimalt tähtis praegu hoida tihedaid sidemeid, seda ka mereväe osas meie põhjanaabritega, Soomega, Rootsiga. No Norra on natuke kaugel muidugi, Taaniga sealhulgas. Ja mul on eriti hea meel vana sõjaväelasena ja praegu Eesti parlamendi liikmena seda öelda, et kui pärast külma sõja lõppu rootslased demilitariseerisid Gotlandi tervikuna, siis nüüd nad uuesti taastavad, sest meie jaoks tegelikult Gotland ja Bornholm, 2 suurt saart Balti meres, on strateegiliselt tähtsad. Need on meie tee peal tegelikult. Kui need juhtuks nüüd vaenlase kätte, siis me saame olema ära lõigatud tegelikult Lääne-Euroopast. Külastava üksuse koosseisu kuuluvad Rootsi mereväe miinijahtijad HMS Koster, HMS Kullen ja HMS Venn ning staabi- ja toetuslaev HMS Trossö. Homme saavad kõik huvilised ajavahemikus 11-3 külastada Rootsi kuningriigi mereväe miinijahtijat Venn.